Aja mõõtmine on sageli esimene asi, mida hommikul teeme. Heliseb äratuskell ja tuletab meelde, et aeg on nii kaugel. Vahel tundub meile, et aeg liigub liiga kiiresti, vahel liiga aeglaselt. Sekund aga on kindlalt defineeritud ühik. Aja mõõtmise sekund, mis oli osa ööpäeva jaotamisest tundideks ja minutiteks, sündis keskajal mehaaniliste kellade kasutuselevõtuga. 1656. aastal Taanis leiutatud pendelkell on ilmekas näide, kus mehaaniline liikumine toimub sekundi taktis. Prantsuse revolutsiooni ajal 18. sajandil, kui loodi tänapäevane meetermõõdustik koos kümnendsüsteemi kasutuselevõtuga, prooviti ka aja mõõtmine kümnendsüsteemile üle viia. Kui see oleks õnnestunud, oleks meil täna nädalas 10 päeva ja minutis 100 sekundit. Tehnoloogia arenes ning kvarts ja hiljem aatomkellade kasutuselevõtul selgus, et ööpäeva pikkus on muutlik ja ei sobi sekundi defineerimiseks. Seetõttu seoti sekund 1967. aastal tseesiumi aatomi energiatasemete peenstruktuuriga. Tänasel päeval käib töö sekundi defineerimiseks optiliste kellade abil, mis võimaldavad teaduse ja tehnoloogia edasise arengu veelgi suurema täpsuse poole.